Magnus Hirschfeldt lava, su Estonia ja pane muide õhkas veel. Kui TV3 uudised mõned tunnid enne Tartu kultuurikandja galaõhtud Vanemuise teatrisse jõudis, oli käimas peaproov. Sõntsab pätsu ajal, Vaiki vaev, veel polnud jõudnud tulla, valge laev, kui saabus tõe kuulutaja, seksuoloog, kes homodelgi lubas olla vaikselt koos. Kogu lavalise show on pisut provokatiivses kabaree stiilis lavastanud bluusilaulja Kaisa Ling, kelle sõnul on tegemist rõõmupeoga, et tahistada seda, et meil on olemas loomeinimesed, kes teevad kunsti tipptasemel. Nii et minu sõnum on alati poliitiline. Meil on vaja tööd, meil on vaja rahastust, meil on vaja aega ja võimalusi, et luua seda, mida me loome. Sest kui meile neid asju ei anta, siis me võime ära ka minna. Kuhu? Väljamaale. Miks me peaksime siin Eestis töötama? Kui meid ei väärtustata, kui mitte kedagi ei huvita, kui meile antakse sandikopikaid, kui öeldakse, et üldse ei ole tegelikult vaja selliseid asju teha, miks te mõtlete välja selliseid suuri õhulosse? Meil on vaja ikkagi tõelisi asju, aga see meie põhiseaduse kohane kultuuri hoidmine peaks toimuma siin Eesti riigis. Kõik need, kes nii siin laval täna on, kui ka need, keda me täna siin tunnustame, töötavad kõigegi juste kultuurisektoris. Üks neist, kes täna õhtul Tartu kultuurikandja pidulikul galal tunnustuse saab, on maalikunstnik Sirje Petersen, keda tunnustatakse aasta looja tiitliga. Kui me hommikul Tartu kunstimajas tema ateljees kohtusime, ei teadnud Petersen veel, et sellise tunnustuse pälvib. Küll on ta teadlik nominatsioonist. Aitäh igal juhul, et mind on nomineeritud. Kui inimestele meeldib ja mind on märgatud, et see ongi hästi oluline ühe kunstniku jaoks ja ma olen väga rõõmus ja õnnelik selle üle. Sirje Petersen on loonud üle 400 kunstiteose ja teinud üle 60 isiku näituse. Aasta looja tiitli saab ta oma viimase näituse Tormid ja tungid eest. Need maalid võtavad kokku kunstniku senise eluteekonna. Et mul põles kunagi 92. ateljee ära, seal on palju tuld, palju vett, palju erinevaid kontraste, mis elus ikka ette tuleb ja millest läbi tuleb ennast juhtida nii öelda. Oluline on mõista, et Sirje Peterseni maaliloomingu keskmes on alati inimene, isegi juhul, kui me äratuntavat inimfiguuri ei näe. Siin on kujutatud ühte inimest, kes vaatab oma elule tagasi ja vaatab mitte ainult üle õla, vaid vaatab jalgade vahelt, et ta näeb nagu teistpidi. Ja tegelikult mul see teistpidi jutt on kogu aeg nagu ja see narratiiv on mind saatnud kogu elu, et ma tahaks midagi teha teistmoodi nagu kunstnikul ikka, et sa ei taha kedagi korrata ega kuidagi korrata, et sa tahad teistmoodi, teistpidi ja seda õpetama tudengitele. Viimased 25 aastat on ta olnud Tartu kõrgema kunstikooli maalikunsti kaasprofessor. Tagasi vaadates tunnistab naine, et just õpetaja töö tõi varasemas eas leivalauale. Olla kunstnik, see tähendab, sul on vaja materjali, sul on vaja ateljeed, kus töötada ja selle kõige eest tuleb maksta. Aga kui sul on pere ja lapsed, siis sa pead ka seal nii-öelda ema olema. Kokku esitati tänavu Tartu kultuurikandja žüriile 72 kandidaati, millest valiti välja 27 nominenti. Kultuurikandjaks saab täna õhtul 9 laureaati.